Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Kell on 11.08, digitund alustab, saatejuhtena Henrik Roonemaa tehnoloogia uudiste portaalist geenius.ee ja kaks toredat kaaslast mul on ka saates, Glen Pilvre Tehnika maailmast ja Meelis Väljamäe Euronicsist, nii et vana hea aastaid püsinud digitunni kolmik on üle tüki aja jälle stuudios sellisel kujul. Me räägime täna mitmetest uudisteemadest, vaatame ühte minu arvates erakordselt põnevat uut Eesti otsingumootorit. Vaatame juba seeriana, kuidas läheb Microsoftil nutitelefonide müük. Glenil on stuudios kaasas üks uus väga hea droon nimega DJI Phantom 4 ja üks uus väga hea kaamera. Räägime Eesti uuest idufirmast Thunderbeam. Saate teises pooles on meil intervjuu veebikonstaabel Marja Punakuga, kes toob välja 5 internetis praegu just trendina levivat ohtu, mille eest ta hoiatab ja vaatame, millised need siis on ning terve hulk muid eelmise nädala olulisemaid uudiseid ka. Digitund. Eelmisest nädalast on siis Eestis avatud uus otsingumootor või portaal või kuidas iganes teda nimetada. Selle nimi on e-varamu. Kas teie kolleegid olete jõudnud e-varamus ringi vaadata? Kahjuks mitte, sest ma täna alles sinu artiklist lugesin seda. Nii et, ma saan üksi rääkida sellest. Jah, no tegelikult on tegemist väga hea projektiga, sest et nagu just ütlesin, minu Prime, kui palju nagu selliseid väga häid ja tõenäoliselt nagu muidu kaduma läinud ajaloo prügikasti materjale seal olemas on, eks ole. Jah, eestlased on ju teatavasti ajaloo hullud ja see on küll ka ajaloo hullude, ma arvan, tööriist number 1 Eestis. Tegemist on e-varamu. E-varamu on siis selline otsingumootor, mis võimaldab väga lihtsasti otsida raamatukogude, muuseumide ja arhiivide sügavustest asju üles ja kui see kõlab natukene igavalt, siis tulemus ei ole igav, sellepärast et esiteks kui sa sinna ükskõik mida sisse trükid, ükskõik mis sul pähe ma just trükin ükskõik mida. Ma trükkisin sinu nime näiteks. Nii. Siis sa saad vastuseks kõigepealt suure hulga artikleid, teadustöid, raamatuid, kõike seda, mida inimene on meie siia avalikku ruumi tootnud ja seal on otsingukasti juures üks põnev võimalik teha linnuke ainult pisipiltidega, mis tähendab, et siis ta hakkab otsima asju, millel on pildid küljes. Ja siis läheb elu nagu eriti põnevaks, sellepärast, et tuleb välja, et meie raamatukogude, muuseumide ja arhiivide töötajad on aastaid, mulle tundub, tegelenud üsna maniakaalse skännimisega. Ja nad on päris suure osa sellest, millest meie, ma ei tea, Eesti üldse koosneb, millest meie ajalugu koosneb, on skänninud sisse visuaalset materjali. Nii et sealt on võimalik leida otsingu sõnade peale igasuguseid vanu pilte, fotosid, kunstiteoseid kuni reklaamideni välja, mis on 10 aastaid vanad ja ma ei tea, ma leidsin vanu näiteks Kalevi igasuguseid šokolaadipabereid, mis on skännitud sisse ja see on selline lõpmatu retk nagu Eesti ajalukku, kus ta jääb jube vahvat materjali. On jah, mina praegu muidu vaatasin ka kohe siis, kui sa käiskisid, et oma nime panna, mina panin ka oma nime ja leidsin kohe tehnikamaailma artikleid umbes 1 miljon, aga ükski nendest küll ei aga ükski nendest tõsi küll ei ava seda artiklit, nad avavad nagu, kus see on ilmunud viite sellele, aga siiski nagu jah, seda päris artiklit, seda muidugi tegelikult hirmu ära. See on autoriõiguste küsimus ka ilmselt mängus. Aga tegelikult ongi 2 asja, mis nagu sellise projekti puhul oluliselt on. Esiteks on see, et kui hea on tegelikult indekseerimise otsingumootor, et kui hästi ta suudab nagu küsimustele vastuseid anda või leida nagu seda, mida inimesed otsivad. Ja teine asi on see, et kui hästi suudetakse seda nagu turundada, eks, et inimesed teaks, kas ei ole olemas. Kui see olemas on ja keegi ei tea, siis nagu pole palju kasu. Ma saan aru, et siin taga on ikkagi nende enda andmebaas. Kogu selle asja võtab nagu neile. Ja, sest et ta viitas ikkagi mitte nüüd üldse sellele algallikale, nii-öelda veebis, vaid ta tegelikult viis mind veel kuskile veel krüptoloogilise nimega kohta. Kuna allikad on tegelikult raamatukogud enamasti. Siis jah, ilmselt on seal, jah. Ja Gleni nägu nähes ma trükkisin sinna sisse huvipärast Eurovisioon. Nii, ma ei ole seda julnud teha. Ainult üks pilt on seoses Eurovisiooniga
see on Eurovisiooni šokolaad aastast 2020, selle pakend näiteks on sisse skännitud. Ma olen väga meelitatud, ei mäleta, kohe vaatan. Aga kohati need pildid lähevad ikka väga kaugesse minevikku välja, et ma leidsin siin linnavaateid esimese Eesti aegadest näiteks ja ka nõukogude ajast näiteks väga põnevaid vaateid, sellised, milline oli elu, et kuidas kauplusturist oli kuskil pildi. Kauplusturist ja kuidas ehitati Pirita teed ja kõike, et see võib-olla, et ma ei suuda siin väga võib-olla põnevaid asju kõigile välja tuua, näitab pigem minu enda nagu piiratust, et ma ei ole osanud tema käest küsida. Aga see projekt, nagu ma aru saan, see on täiesti mitte tulunduslik, jah? Jaa. Siin ei ole kusagil ei hüppa suuri. Nagu sellise Eesti rahva mälu projektiga. Jah, aga kusagil ei hüppa välja suuri reklaame, et nüüd mine sinna peale seda, kui sa otsid, et kõik on ikka ilus ja selge, ma vaatan, siin on rahastas. See on ikkagi liiklik projekt ja Euroopa Liit on siin taga. Jaa, nii et me tegin artiklit sellest ja otsisin välja mingisuguseid pilte ja tõesti, üks minu suuril lemmikuid on 16. juulist aastast 1990, kus Lääne kaluri varietee sõitis Soome Hankosse esinema. Ja sellest on pildid peaaegu 30 aasta tagune aeg. Nii et ma soovitan kõigil minna sinna lihtsalt surfama e-varamu.ee. Otsingu leiab ka Google'ist, kui kirjutada e-varamu. Jah, mis on ilmselt lihtsam. Sealt nagu alustada. Et see on eriti tore, et sealt tuleb välja ka igasuguseid tudengite teadustöid, kursusetöid, mingit sellist uuringumaterjali, mida ei ole ka avalikus ruumis eriti nagu näha olnud, nii et kellel on midagi vaja Eesti elu kohta teada, siis ma arvan, et see e-varamu võiks olla võib-olla isegi Google'i ees number 1 või kui mitte, siis kindlasti kohe number 2. Mul tekkis muidugi kohe küsimus, et aga kui see materjal, mida ma siit leian, mind kompromiteerib minu arvates, mis ma siis tegema peaksin? Võt ei tea, aga see on arhiiv, sa oled ise ennast kunagi kompromiteerinud, meie ei ole selles süüdi. Ei tohi ennast kompromiteerida kunagi, sest ei tea, millal avab portaali e-varamu selle avaldab. Ei tea, aga lähme pausile ja oleme kohe tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on eetris tagasi, vaatame siis juba seeriaks saanud uudised sellest, kuidas kukub Microsofti telefonimüük. Hea meel on, et Glenil on oma Windowsi telefon endiselt stuudios kaasas. Kauaks veel? No vahepeal kasutasin tõsi näiteks Nexus 5, mis mul väga meeldis tükk aega, aga Nexus siis... seda praegu... Seda 5X või mis see on uus, see on hea. See oli väga hea, aga siis võtsin jälle selle. Välismaised tehnikaajakirjanik, kes nagu viimased mohikaanlased, kes kõik on nagu olnud Windowsis kirjutavad ja Windows Phone fännid on praeguseks nagu pärast kõik nagu loobunud, ka nemad, nii et no ma ei teagi, miks ma peaks temast tegelikult loobuma, et kui tuleb mingi uus ja äge võib-olla, ta teeb kõik asju väga hästi, kõik on nagu olemas ja... Sul ei ole seda probleemi, et äppe pole? Mul on äpid lihtsalt olemas, mida mul vaja on, et siin on küll mõned äpid, mida ei ole, siis ma ei saa oma elektriautot siit sooja panna. Sa ei saa oma drooni juhtida? No drooni ma juhin teilt iPadiga, vaata ma olen seda ennem ka rääkinud, kui sul on iPad, siis sobib sulle väga hästi Windows Phone, sest kõik need äpid, mida sul seal ei ole, on sul iPad. Sina kannad iPadi kaasas, mina näiteks ei kanna. Microsoft tõi siis avalikus ette oma viimase kvartali müügi tulemused ja selgub, et võrreldes eelmise aasta sama ajaga kukkus Lumi ja seadmete müük 73%. Ja juba eelmisel aastal, võrreldes siis üle-eelmise aasta sama ajaga kukkus ta veel. Nii et see on, tegemist on täieliku vaba langemisega, et seal ma arvan, et ta läheb põhjani välja. Blackberry mõni aasta tagasi. No ikka jah, et need... Millest on ikkagi minul ka natuke muidugi kahju, teisalt küll ka Windows 10 muidugi juba telefoni peal ikkagi, mina olen seda meelt, et ta endiselt ei ole nii hea, kui oli 8. Ja põhimõtteliselt kahju on ka ikkagi sellest, et Microsoft ikkagi tegi hea opsüsteemi, aga kõik see asi jäi nagu natukene hiljaks ja seda ei suudetud viia tegijateni. Tegi natuke liiga palju restarte oma programmides asjades, aga tegelikult kolmandat tugevat tegijat oleks olnud vaja küll, nii et sellest on tõesti kahju. Aga hea uudis on see, et nende Surface arvutite müük jällegi kasvab, et käive kasvas 61% võrreldes eelmise aasta sama aega, et seal nagu midagi on, aga... Seal on ka näha ju sellest, et kõik üritavad nagu järgi teha, kaasa arvud Apple ja Google, eks üritavad nagu sellist konvert- või hübriidseadet nagu väga hoolega teha. Ja samas ma muidugi täpsustaksin, et minul on endiselt ikkagi Nokia, ma ütlen seda teatava uhkusega. Mitte Lumia. Või ta on ikka Lumia ka, aga ta oli ka Nokia, et ta ei olnud siis nagu Microsofti logosid veel ei leia. Selge, kajastame siis järgmine kord jälle, kui tulevad kurvad numbrid, aga Glenn, sul on kaasas uus Tron stuudios, mis ei ole nüüd, selles mõttes uus, et ta ei tulnud, eks ole, eile Eestisse, aga ta tuli aprilli... Mõned ajad tagasi ta jõudis, jah. Ja nüüd sa oled saanud seda proovida DJI Phantom 4 ja inimesed, kes droonidest midagi ei tea, et neile vist on õige, on turvaline öelda, et see on nagu see droon. Kõige parem tavakasutaja droon praegu, jah? Jah, no ma olen nagu selles mõttes natukene, kuidas öelda,
nagu jäin kohe pikalt mõtlema ja et kuidas nagu nüüd sõnu ritta panna, et need droonid on oma arengusjärgus umbes sellise koha peal, võib-olla nagu olid telefonid aastaid tagasi ja võib-olla ka autod mingis mõttes, et hakkasid tulema sellised turvasüsteemid, mis ei olnud nagu veel lõpuni turvalised. Ja seetõttu ta tekitab küll natuke sellise petliku tunde praegu, et rauhti karbist välja ja rauhti õhku ja siis, kui sa ikkagi ise nagu arvad, et nüüd kõik on ohutu, siis sa lendad selle drooniga ka rauhti põõsasse kohe. Nii et tegelikult ta ikkagi nõuab seda, et sa ikkagi ise nagu kasutad mõistust temaga lennates, et loomulikult ta näeb siis ettepoole lennates takistusi, mis on märkimisväärne, et siin on kaamerad, mis seda vaatavad. Tõsi, ta ei näe näiteks, kui sa tõstad käe püsti, siis ta sinu kätt ei näe, sest et see on nagu liiga väike takistus või kui sa näiteks lendad suure hooga kuskile puu otsa, kus ripuvad sellised peenemad oksad, siis ta neid ka ei näe, nii et ta näeb ikkagi selliseid suuremaid asju, aga neid ta näeb suhteliselt hästi, aga ta ei näe ka külje peale, ta ei näe ka taha. Nii et tegelikult ikkagi nagu nüüd öelda, et ta on selline, igal loll võib temaga lennata ja teeb alati terveks, et see on nagu selgelt vale. Aga lendab hästi või ma saan aru, et kas Phantom 3-ga võrreldes on siis meil suur kiire on? No kiire ja tal on nii see sportrežiim, millest kõik räägivad ja muidugi ma ei mäleta, mis välismaise portaali ajakirjanik muidugi manuali üldse ei lugenud ja arvas, et kui ta aktiveerib selle sportrežiimi ja siis vastu seina lendab, et siis droon peatub ja siis selgus muidugi, et sportrežiimis droon seinast ennast häirida ei lase ja peatus sellest siis, kus sein nagu talle vastu lendab. Nii et põhimõtteliselt jah, see on kiire ja äge. Kuna sportrežiimist ta lendab 72 km tunnis, nii et kiiremini kui mõni lihtsalt auto. Ja suhteliselt ruttu ja on ka päris sodiks vastu seina. No seal foorumis väitis mingisugune tüüp igal juhul, et tema oli mingi alla tuult õnnestus sellest välja pigistada umbes 75 miili. See on üle 100 midagi kõvasti, eks ole. Jah, nii et tegelikult ta lendab tõesti väledalt siis, aga siis ei ole ta nagu filmimise jaoks, mis sa enam filmid, siis on propellerid ka kaadris aga palju asju on läinud siin tegelikult palju paremaks võrreldes 3-ga ja need on nagu väiksed asjad, et üks asi on gimbal, mis oli ikkagi 3-l väga selline nikerdis, et see on läinud paremaks, kuna ta on kahepoolne gimbali kinnitus, ei värise enam nii palju ja ei ole pildis sellist, kuidas öeldakse, süldi või seda cello efekti. Eelmine nädal sa just filmitud natuke sellega ja pilt, mis tuleb nagu ülistabiilne. On, jah, aga muidugi, mis ei ole läinud paremaks ja mille DJI, ma ei saa aru, miks nad seda ei oska teha korda, on see, et horisont endiselt vajub piltu, et sa saad kalibreerida teda ja saad nikerdada ja sa saad seda põhimõtteliselt suure hädaga ikkagi otseks, aga see on DJI tooteid kummitanud algusest peale, et mis konkurent Unique'il sellist probleemi ei ole. Et horisont lihtsalt vajub viltu teatavate nurkade all lennates ja on viltu, et endiselt on ta ka väga mürarikas, kui me siin miinuseid tahan lugeda, et kui ta on ikkagi legaalsel suurimal kõrgusel, mis on 150 meetrit, sa kuuletada. Nii et jällegi mõned konkurendid on palju vaiksemad. Et need on sellised asjad, mida saaks siis parandada, aga üldiselt on ta väga sümpaatne, see äpp on äge ja mis on ka veel tore nagu tema enda turvalisuse mõttes, et tal on neid elutähtsaid organid nii-öelda, need on dubleeritud, et tal on siis 2 kompassi ja 2 seda inertsiaalset mõõdikut, et kui ühega midagi juhtub, siis on ta võimeline ikkagi aru saama, kummaga juhtus ja siis selle õige järgi orienteeruma. Nii et DJI on teinud palju, et ta oleks väga äge, aga endiselt ei tasu nüüd mõelda, et see on see droon, mis kõik asjad ise teeb ja kunagi alla ei kuku, et kukub alla küll, jah, ja mul on ka juba kogemusi siin nähes inimesi, kes on neid ostnud, et neid on juba tulnud tagasi katkisena, juba on. Kui tugev ta nagu on, et kui ta alla sajab, kas saab ta uuesti lendama või on ühekordne kukkumine? No oleneb, kuhu ta kukub, et eks ta on ikka suhteliselt õrnakene, kui ta tegelikult ikka vähegi kõrgemalt kukub, et ega see gimbal või kaamera kinnitus siin all, olgu, ta on tugevam, aga nii ja naa, et kui korpus läheb katki, tuleb seda vahetada aga tasub ikkagi mitte kukkuda, tasub ikkagi mõistus kasutada, ma nagu rõhutaksin seda, et ta on küll selline, et igaüks võib lennata ja kohe kõik toimib, aga see oleks umbes sama nagu panna autol kõik need abimehed peale ja siis sõita 200-ga kurvi ja öeldada, et auto on süüdi. Arvestades, et tegemist ei ole nagu väga odava mänguasjaga, siis ilmselt sellise drooni ostmisel võiks nagu läbi lugeda asjad, mida tootja on ka saanud. Mis see on mingi 1500 eurot? 1600. Muidugi üleüldse teine selline laiem filosoofilisem nali või probleem on just üldse see, et miks üldse inimesed peaksid ostma iga aasta uue drooni? Tahaks tulla tagasi, miks üldse peaks keegi selle ostma? Mis temaga teha saab? See on väga hea küsimus, et mina ka ei tea, miks üldse peaks ostma drooni, et see ongi nii naljakas, et tänapäeval nagu
vaata vanasti mingi ajad tagasi oli nagu fotoaparaat selles staatuses, et see oli nagu vidin, mida kõigil oli peegel, jah, mida osteti, see rippus kõhu peal, siis nagu natuke kolis see asi nüüd mobiiltelefoni või nutitelefoni. Ja nüüd nagu tundub, et see uus ja põnev suund on nagu droon, et kõigil peab olema oma droon, mis on tegelikult mõnes mõttes täitsa nagu jabur. Meelis, kas sa oskad hinnata, palju umbes droone Eestis on? Ei oska, aga palju näha on, et neid ostaks sellest rohkem, jah. Jaa, et see on tänane... Ka selliseid väga kalleid, jah? Ka selliseid. No, minu kogemus näitab ka, tõsiselt ikka nagu tahab nagu head drooni, see ka sellise ostab, et neid odavaid mänguasju ostaks lastele, aga selliseid inimesi, kes tahavad tõesti nagu kuskil minna filmima, võtti tegema või naabri peast jälitavad, et kostavad nagu... Aga ta on ikkagi ju tangi filmimiseks mõelda. Temaga lennata vist ei ole nagu huvitav, et ta lihtsalt läheb ära ja ongi kõik. Selles sportrežiimis on, ta lendab tegelikult ruttu ja on äge. Ei no aga selles mõttes sa saad nagu kätte selle, et sa tõstad ta õhku ja siis paari sekundiga on ta kadunud. No, ja sa seisad nagu põllu peal ja lihtsalt vajutad mingit nuppu, et mis see lendamise ta on muidugi ikkagi mõeldud nagu filmimiseks sellisel tavakasutava ja amatööri tasemel nagu ka keskmine odav peegelkaamer, eks ole, et kui me ikka töötaga teeme ja tahame nagu mingit broadcast kvaliteeti saada, selleks on olemas DJI nagu profidroonid, mis on nagu kadudes kallim. Aga no selge on see, et tänane ikkagi enamik ostjaid, või ütleme, sihtgrupp see drooni ostab, ei tee temaga tööd, vaid ostetakse ta nagu puhtalt mängimiseks ja see on tegelikult naljakas, et miks inimesed seda endiselt teevad ja palju ostavad ja mina ikkagi ostaks selle pärast, et see on äge, et Teslat olid iga 300 000 tükk, et see on sellepärast äge auto. Ei, no ma saan aru, et Teslaga ikka saad ühest kohast teise sõita, aga kui see filmi, kaua sa filmid sellega, et sa võtad oma suvemaja ühe korra, teise korra, kolmanda korra, mis edasi saab? Mul on täpselt sama küsimus, et olgu, et mulle need vidinad väga meeldivad ja iga uus droon on äge korraks proovida ja lennutada, aga ma siiralt nagu täna ei saa aru, miks ma peaksin selle omale ostma. Aga laenata ei saa neid või saab kuskilt? No saab põhimõtteliselt, aga see on ka selline väga, see on nagu hell teema, ütleme nii, sest et laenaja väga tihti ei adu nagu seda vastutust ja oskusi. Ja kukutab selle alla, siis on jälle paha lugu, eks ole, nii et ta päris nii ei ole, et lähed nagu rendid auto, eks. Või tahab lennujaama kohale minna. Jah, kuhu muidugi DJI droonid õnneks ei lähe. See on nüüd pandud tarkvarasse sisse. See on neil olnud kogu aeg, jah, et nad ikkagi selliste suuremate lennujaamade juurde ei lähe, aga see ei tähenda seda, et Eestis on ju lennujaam on üks pisikene osa, et tegelikult võib öelda, et kolmandik Eestit on peaaegu, et kontrollitud ruum, kus peab siis küsima luba ja lennuametiga jagelema, et see on täitsa eraldi teema. Selge, vaatame siia esimese ploki lõpetuseks veel kiire uudise viimaste kuude või võib-olla isegi pikema aja üks põnevamaid Eesti idufirmasid tegi oma uksed siis eelmisel nädalal lahti, tegemist on idufirmaga, mille nimi on Funderbeam ja nende idee on selles, et igaüks võib alates juba 250 eurost investeerida alustavatesse idufirmadesse raha. Et kui sa usud sellesse meeskonda, see idee meeldib, mis iganes, sa oled kasutaja näiteks, mõne teenuse kasutaja, siis sa saad jupi sellest firmast endale osta ja hiljem siis ka maha müüa, kui sa enam ei taha või siis kui keegi ostab selle firma ära või ta läheb börsile, siis saad loodetavasti väga rikkaks. Nii et kes tahab Eesti alustavaid idufirmasid, no praegu ta on Eesti keskne, aga lähevad maailma ka, et kes tahab alustavasse idufirmasse raha panna, siis läbi Funderbeami see on võimalik ja Eesti oludes ta on, eks ole, nii ja naa, turg on väike, aga kui ta peaks siit maailma minema ja tõesti saama uueks selliseks idufirmadesse investeerimise standardiks, siis mulle tundub, et Eesti on maailmale andnud taas ühe väga olulise idufirma. See kõlab nagu Inceptioni stsenaarium, et teeme idufirma, mille kaudu teeme idufirma. Jah, põhimõtteliselt küll. Ja nemad lihtsalt võtavad sealt vahendustasu, eks ole. Nad võtavad jah, natuke vahendustasu, aga kui sa mõtled üle maailma, eks ole, et see probleem ei ole mitte ainult Eestis, vaid kui neil õnnestub lahti teha Suurbritannia, ma ei tea, USA, mis iganes turg, et nad muutuvadki ikkagi praktiliselt idufirmade nagu börsiks, siis nagu nende eesmärk on, et siis ma arvan, me saame siin rõõmust hõisata neid miljoneid vaadates, mis Eestis tulevad. Ja kes ees see mees, sest et samal turul võid ka teha ju nagu ühisrahastusplatvorm, et neid on tegelikult mitu, eks. Jah, selge. Meil on aeg reklaamipausiks ja oleme varsti tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on eetris tagasi, Henrik Roonemaa, Glenn Pilvre ja Meelis Väljamäe on täna stuudios. Eelmise nädala lõpus kirjutas veebikonstaabel Maarja Punak oma Facebooki lehele sissekande, kus ta kirjutas niimoodi: toon välja viimase 2 nädala teemad, mitte et neid varem poleks ette tulnud, aga praegu näen just nende sagenemist ja tõi välja 5 teemat, millest, mulle tundub, et me peaksime need üle käima, sest mitu tükki sealt olid minu jaoks uudiseks või vähemasti, et ma ei olnud osanud selle peale niimoodi mõelda. Ja Maarja Punak on meil ka telefonil, tervist! Tervist!
Hakkame äkki otsast peale nendest teemadest. Esimene, mis te kirjutate, on loomapiinajad. Leidub hulk inimesi, kes kiviaegsest inertsist või täiesti teadlikult võtavad sõna kassipoegade ja merekooli teemadel, pooldavad jutud loomade piinamisest või tapmisest ei ole ainult kurvad, vaid tegu ise on ka karistatav. Mina pean tunnistama, ma veedan päris suure osa oma päevast internetis, ei ole ühtegi sellist asja näinud. Kus need loomapiinajad seal internetis elavad, kus nende otsa komistada võib? Viimasel ajal, kuna näiteks on just see aeg, kus sünnib hästi palju kassipoegi, siis igasuguste kuulutuste all, kus keegi annab kassipoegi ära, on tekkinud inimesed, kes soovitavad kassi saata merekooli. Ja mitte ainult, et mind ennast üllatas ka see, et viimasel nädalal on olnud mitu juhtumit, kus on olnud alaealised, kes on pidanud loomale liiga tegemist õigeks. Et nad kirjutavad siis, ka on see Facebookis või mõnes muus kanalis? Facebooki erinevatel lehtedel ja erinevate postituste all. Et ei ole konkreetselt olemas sellist loomapiinajate gruppi või asja, aga tõesti, et kahjuks just seal, kus võib-olla keegi tahab aidata loomi, leidub keegi, kes siis tuleb ja arvab, et võib öelda midagi väga koledat. Nad teevad seda, kui Facebookis, ma eeldan, enamjaolt oma nime all, oma konto alt ju? Jah. Ja see on karistatava tegu, te ütlete? No kui me räägime ikkagi looma piinamisest, siis politsei on huvitatud ka kõikide nende faktide kontrollimisest, et kui ikkagi keegi kirjutab, et tema on kassile jalaga andnud mitu korda ja loodab, et see raibe ära sureb, siis siin on väga selgelt tegemist süüdioga, kus ka politsei peab ikkagi asjaolud üle kontrollima ja vaatama, et mis siis selle taga on ja kas see tegu tõesti toimus või on see lihtsalt inimene, kes arvab, et ta võib internetis öelda ükskõik, mida ta tahab. Aga kas politsei seda päriselt teeb ka? Jaa, et kõik need infod, mis meieni on saadetud, me saadame kohalikule konstaablile, kes siis hakkab asjaga tegelema, et kindlasti võetakse ühendust selle inimesega, kes postitas ja nii palju kui võimalik tehakse need asjaolud kindlaks. Teine teema, mis tunnistama, ma esimest korda elus kuulsin sellist sõna. Te kirjutate punkt 2, tutvumispeenised. Mis asi see on? See on selline, ma ise ütleksin, et pigem selline Ameerikast tulnud suhtlemisstiil, kus tutvumiskuulutuste, ütleme, et näiteks on Facebooki tutvumisgrupp ja inimesed saadavad üksteisele sõnumeid ja millegipärast on tõusvas joones see trend nii nagu Ameerikaski, et peale esimest teret tuleb inimese suguelundi pilt saadetakse. Jah. Kas ma eeldan õigesti, et need on peamiselt mehed, kes seda teevad või see käib mõlemat pidi? Tõesti, siin puhul võib öelda, et ma ei ole seni mitte ühtegi juhtumit kuulnud ja minuni ei ole jõudnud, kus oleks keegi kaevanud selle peale, et naine on saatnud talle enda suguelundi pilt, et kõik on olnud 100% mehed. Kas see käib ka Facebookis või on need mingid tutvumisportaalid, kus see käib anonüümselt? Enamasti on olnud Facebookis just ja kui ütleme näiteks selle loomateemade puhul oli inimesed oma nimede all, siis just tutvumisportaalides inimesed on loonud endale libakontod ja kus nad oma tegeliku nime nagu ei ütle ja arvavad, et siis nii-öelda ohutu on ennast tutvustada siis oma peenise kaudu, mitte oma nime kaudu. Aga kas see põhimõtteliselt on, see on ka illegaalne tegevusega võib nii öelda, jah? Kui kaks täiskasvanud inimest omavahel vestlevad ja üks saadab teisele oma peenisest pildi, siis minul on õigus öelda, et ma sellist pilti ei soovi, ma sinuga rohkem suhelda ei taha, ja ma lõpetan selle suhtluse ära. Aga kui me räägime ikkagi seda, et Facebookis näiteks inimesed oma andmeid valetavad, meil on palju alaealisi, kes väidavad, et nad on tegelikult vanemad ja nüüd, kui neile hakatakse saatma peenise pilte ja tegema ka võib-olla seksile viitavaid ettepanekuid, siis me räägime juba ikkagi tõsistest süütegudest. Ja põhimõtteliselt tähendab see ikkagi seda, et selle kokkuvõtteks võib öelda, et kui sellist pilti lähetada, siis ikkagi peab arvestama sellega, et mingil hetkel koputatakse ukse peale ja öeldakse, et tõmba püksid üles ja lähme. No võt, et jah, et oleneb kellele nüüd saadeti, aga minu arust lihtsalt need inimesed, kes on kippunud selliseid pilte saatma, peavad ikkagi
väga selgelt läbi mõtlema, et mida nad sellega soovivad saavutada, et minu poole ongi pöördunud täiesti täiskasvanud naised, kes ütlevad, et nende jaoks on läinud juba nii ebameeldivaks, et kui iga kolmas saadab või siis see, et üks inimene, kes on saatnud, on öelnud, et vabandust, et ma ei soovi sellist pilti ja ma ei soovi teiega niimoodi suhelda ja inimene jätkab enda piltide saatmist, et see ei ole okei. Kui seda anonüümselt nüüd Facebookis teha, kas te saate Facebookist, politsei saab ka seda infot kätte vajadusel, kui keegi esitab kaebus, et kes see tegelikult oli? Jah, et kui me räägime ikkagi süüteost, kus meil on tegemist kuriteoga ja meil on võimalik neid andmeid kätte saada küll, jah. Kolmas punkt on varastatud ja keelatud esemete müük. Te kirjutate, et kaubaks lähevad tsiviilkäibes keelatud relvad või suure tõenäosusega ebaseaduslikult saadud kraam elektrikaupidest autodeni, mille päritolu kohta puuduvad igasugused tõendid. Mul hakkab tunduma, et kas see käib ka Facebookis või mingites gruppides? See käib nii Facebookis, aga see käib ka osta.ee ja muud sellised ostumüügiportaalid, sellepärast et igasugused kelmid nad kasutavad täpselt samu meetodeid oma kauba realiseerimiseks kui ka kõik tavainimesed. Aga see ei saa ju ometi õigete nimede alt jällegi käia või seal ikka asja varjatakse kuidagi? Jaa, täpselt, et meil ongi, eriti veel, kui ongi igasugused kuulutused, kus inimene ütleb, et ta on Toomas, aga näed, et raha tuleb kanda Raineri nimele, siis mina juba ütleks, et sellisel juhul ei maksagi enam inimesega tegemist teha. Ma ei ole küll ise näinud, aga mul on jäänud mulje nagu erinevast kommentaaridest, et selline kahtlaste illegaalsete toodete müümine Facebookis muutub järjest populaarsemaks, on see nii? Populaarsemaks, aga seda kasutatakse küll usinasti, jah, et kuna seal on näiteks jällegi, et on nõudlust, kui alaealine tahab endale osta e-sigarette, tahab osta endale asju, mida ta poest ise näiteks kätte ei saaks ja tehakse kokkuleppeid siis Facebooki vahendusel, siis kahjuks küll, jah. Kas täna on ka olukord, kus politsei reaalselt on nendest kanalitest saanud kätte reaalseid vargaid ja müüjaid ja neid ka reaalselt karistanud? Jah, et selles suhtes, et meile on ikkagi antud väga konkreetseid vihjeid asjade peale, me oleme kontrollinud ja asjad on läinud menetlemiseks. Mulle tundub, et inimesed vaatavadki seda Facebooki võib-olla kui enda jaoks ülemäära turvalist kanalit korda saata mingisuguseid rumalusi, et neile tundub, et see on mingi suur Ameerika asi, et kes see mind ikka siit kinni võtab, et keegi ei saa teada, kes ma olen ja et vaevalt, et see politsei hakkab sinna Zuckerbergile kirjutama, aga ma saan aru, et kirjutate küll ja saate vastuseid ka. Kirjutame ja saame, et oleneb ikkagi süüteost ja eriti kui me räägime siin, ma ei tea, ostmistest ja müümistest, siis üldjuhul me räägime sellest, et keegi on kellegagi kas nägupidi kokku saanud või raha on kuskile liikunud, et siis me ei olegi oluline alati, et me Facebookiga kõiki asju läbi räägiksime. Ja viimane punkt on Facebooki viirused, mida tõesti, seda olen ma ka ise näinud, et aeg-ajalt ikka kellegi konto läheb lolliks ja hakkab midagi postitama. Seal vist politsei ilmselt väga palju aidata ei saa. Et siin, jah, meie põhiosa on see, et me õpetame inimesele, et kuidas sellest viirusest lahti saada, sest ega tõepoolest, et mõni viirus on selline väga kangekaelne ja ei piisagi kohe, ma ei tea, kas raporteerimisest ja parooli vahetusest, et mõnikord läheb lihtsalt natuke kauem aega ja siis me oleme rohkem nagu tugi inimesele, et öelda, kuidas ta peaks oma konto saama tagasi. Teie kellegi arvutit muidugi parandama ei lähe, et ta peab ikka ise tegema seda. Jah, et me püüame ikkagi juhendada, et on olnud küll juhtumid, kus tõesti inimesed on näiteks vanemad, me räägime siin 70 ja pluss inimestest, kellel võib-olla inglise keele oskus ei ole nii hea või nad täpselt ei tea, kuidas neid raporteid ja asju teha, et sel juhul on soovitud, et me võib-olla aitaksime ise, et võtaksime paroolidega konto üle, aga sel juhul me oleme ikkagi leppinud kokku tavaliselt mõne noorema sugulasega, kes ta läheb ja aitab. Selge. Aitäh, Maarja Punak ja edu jõudu. Me läheme väiksele pausile ja oleme siis tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on eetris tagasi ja kui me eelmise ploki lõpetasime veidi täiskasvanute teemaga, siis ma tahaks seda ka kohe alustada, teemad sobivad kokku. Ja iseenesest ka tehnoloogia leviku vaatepunktist väga huvitav uudis on see, et mitmed Las Vegase hotellid on hakanud või plaanivad hakata pakkuma virtuaalreaalsuse peakomplekti, millest saab siis nautida täiskasvanute sisu.
Ehk et Meelis siin reklaamipausi ajal märkisid väga õigesti, et kui tulid VHS-kassetid, eks ole, et siis üks suuri põhjuseid, miks nad jõudsid üldse nii suure hulga levikuni oli see sama täiskasvanute sisu, mida nad hakkasid esimesena toetama. Täpselt samamoodi Blu-ray versus HD-DVD, et Sony küll alguses puikles vastu, aga lõpuks ikka andis alla ja tänu sellele sellest sisuliselt Blu-ray pealt osta sai, ka Blu-ray võitis üsna ja VHS võitis Betamaxi suuresti tänu sellele, eks ole. Ja nüüd on iseenesest tegemist on geniaalse viisiga teenida raha, kuna me kõik teame, et hotellid muutuvad järjest odavamaks, kuna Airbnb ja sellised muud sellised teenused on turul konkureerivad, siis nagu kuidas muidu raha teenid? Jah, teenus maksab $20, aga minu meelest selle teenuse tarbimise selline mehhanism on natukene huvitav, et sa pead siis tellima endale $20 sa laenad põhimõtteliselt $20 eest mingisugust VR-peakomplekti, mille siis hotell toimetab sulle tuppa ja ma juba ütlen ette, et see nagu tellimise ja üleandmise akt võib-olla, tuleb siis keegi, kes sa peaks talle jootraha jätma, et annab sulle selle üle ja soovib siis head meelelahutust ja siis pärast võtab jälle ära. Samas, kui ütleme, et tegemist on ju see, kes seda vahendab, on nagu mõnes mõttes nagu teisejärguline, et esimene asi on ikkagi sisu ja see on ainult aja küsimus, millal sa ei pea minema hotelli, vaid sa võid istuda ükskõik kus oma VR-komplektiga ja seda sisu mul on sulle siin väikene lisaväärtus välja pakkuda. Ma loen siit uudisest, kogemuse teeb reaalsemaks see, et näidatav sisu on filmitud sarnase kujundusega hotellitoas. Okei, et päris jah, kui mul... Tööstusaru lausa. See on tööstusaru, jah. See peaks kogemust oluliselt reaalsemaks muutma. Aga sisu veab täiskasvanud selline maailm samamoodi, et nagu esimesed HD-asjad tulid nagu nii esimesed UHD-asjad tulid, samamoodi tuleb ka VR, et ega see paratmatult nagu ei tuleb, ega ükskõik, kas sellest rääkida või mitte, on ju, see tööstus on ju vedanud kõiki visuaalseid tehnoloogia valdkondi. Absoluutselt, ja et selle jaoks tegelikult ei pea hotelli minema, et kui kellelgi on peakomplekt olemas, et siis seda sisu on terve internet nagu täis. Ja ma vaatan praegu, et tegemata reklaami küll sellele lehele, et siit on võimalik juba täna, ilmselt see on siis mingi teaser nii-öelda, et tõmmata omal virtuaalreaalsus sellised suured tagumikud kohale nii GearVR-ile kui Smartzone'ile, Oculusele, siin on kõik platvormid esindatud. Et ma nüüd küll praegu ei julge vajutada, ma ei tea, mis juhtub, aga põhimõtteliselt see on juba näha, et siit hotellist väljapool ilmselt on ka võimalik. Ütleme, et vähemasti üks tööstus tundub olevat väga korralikult teinud panuse selle tehnoloogia levikule. Mis sa saad, et siin mõned kuud tagasi me käisime kõik üheskoos ka Hollandis, Amsterdamis, kus küll oli Tele2 üks sündmus, aga ma seal tänaval ringi kolades leidsin ka sellise poevitriini, kus oli siis see VR-komplekt ja selle all oli siis selline suur modelleeritud tagumik. Ja need asjad olidki koos. Ehk et see asi kuidagi oligi ühendatud nii, et seal oli mingi tarkvara, mis siis ilmselt tekitas sinna külge veel võib-olla siis, ma ei tea, käed või jalad, eks ole. Ja põhimõtteliselt see tegelikult näitabki, et me siin istume ja vaatame siit VR-komplektist, eks ole, mingit mereranda ja ütleme, et jube äge on see. Võib-olla peaks nagu uurima, et mida sealt veel näeb. Sest tegelikult näeb, tuleb välja, et sellega tegeletakse ja kusagil see asi tööstus töötab ja see hotellide asi on käik kinnitab ainult seda. Jah. Sest need hotellid vaevalt seda ise teevad. Ei, muidugi mitte, see on ju teenusepakkuja, seda sisu on võimalik olnud ju hotelli telerisse osta mitukümmend aastat, eks ole, see on olnud ju väga korralik. Ja nüüd on läinud see siis nagu 360 kraadiseks, eks ole. Sul on üks uus kaamera ka. Mul on kaamera. Uus kaamera kaasa stuudio. Millega saab teha igasugust sisu. No seda 360 kraadi sisu ei saa teha. Seda sisu ei saa teha, jah, saab teha ikkagi tavalist, aga 4K sisu, et see on Sony Alpha 6300 või A, nüüd on ikka A, ma juba paletan, ma on ta ikka Alpha, ühesõnaga ta on see kaamera, mis siis Alpha, jah. Alpha isane kaamera on sul. Mis, Sony kaamerate ajaloos 3 sõnaga öeldes oli kunagi A7 või mis oli selline tipp äravõetavate või ilma peeglita vahetatavate objektiivide kaamera, siis Sony sealt tegi ühe aastme allapoole, see oli Alpha 6000, mis oli väga populaarne kaamera, mis on olnud 2 aastat nüüd turul ja nüüd siis on seda sama Alpha 6000, et sinna on pandud siis päris palju omadusi tagasi, mis oli sellel omaaegsel nagu tippmudeli Alpha 7, ehk et täna võib siis öelda, et see 6300 on Sony kõige ägedam vahetatavate objektiividega peeglita kaamera. Ta võib olla ka üldse kõige ägedam. Jah, see on nagu muidugi siuke vaidluse küsimus, et kas konkurentid on paremad, aga ta on lausa, võiks olla, et jaburalt kiire, et fokusseerimine on nagu nii kiire, et see on tal jah, tõsi, et see on asi, mida Sony väidab, et see on nüüd maailma kiirem ja 0,05 sekundit ütlevad nad selleks kiiruseks parimal juhul ja siis kuna
tavalisel digipeeglil, eks ole, et kui sa vaatad pildiotsijast läbi, siis sa näed seda live-kujutist, siin sa näed ju alati siis kujutist elektroonilisest pildiotsijast ja kui sa siis kasutad kiirust 8 kaadrit sekundis, siis on sul võimalik ikkagi vaadata siit mitte nagu vanasti enamikel kiiretel juhtudel sa nägid seda pilti pärast pildistamist, siis nüüd sa näed ikkagi seda live või elus eelvaadet, nii et 8 kaadrit sekundis on ta siis võimeline kogu aeg hoidma fookuses objekti ja näitama sulle ka läbi selle elektroonilise pildi otsija live-vaadet. Kui tehnilist arenenud see kaamera on, meeletu. Aga muidugi ka sellise laheda kiire asja eest tuleb päris palju maksta, et kui nagu nii kiiret päris vaja ei ole, siis Alpha 6000, mis on tegelikult jätkuvalt väga hea kaamera, on 3 korda odavam. Räägime hindadest, palju see maksab? 1499 kitt. Ja koos siis koos 1650 objektiidiga. Mida ta siis teeb, mida Alpha 6000 ei tee, et ta on 4K videot ja siin on ka eraldi siis videoprofiilid sellise color gradingu jaoks, nii et põhimõtteliselt video tegemiseks on ta juba nagu peaaegu, et arvestatav kaamera ja seda ka täiendab veel siis audiosisend, mida ei olnud 6000. Tõsise töömasinaga. Jah, küll ei ole kahjuks audio väljundit, nii et sa ei saa ikka kõrvalappidega monitoorida ja üldiselt teeb ta pilti, see ei ole mingi uudis, et teeb väga hästi pilti, 24 megapiksline sensor ja just see kiirus on põhiline, mis siin on ka väga hea, mida mina kogu aeg Sony kaameratel kiidan ja kiidan ka tänaseni, ehk et seda välku saab keerata endiselt lakke. Kuigi ta on väike, aga ma saan aru, et nii palju ikka kasutust on või? On jah, et kui sa seda seesmist välku kasutad, siis saad seda igale poole keerata, see on selline liigendi otsas, no muidugi saad siia lisada ka, eks ole, välise välgu. Ekraan endiselt keerab, küll ekraani keera kahjuks vertikaalsuunas, et ainult siis, või ütleme, et ainult tasapinnaliselt, et kui teha portreefotot, siis ei saa ekraani kuidagi keerata ülesse, mis on selline natukene tülikas. Nii et siin virisemisruumi leiab, aga üldiselt pilti teeb hästi, teeb väga ruttu pilti ja keda ikka huvitab selline sport. Kui me selle sinu drooni puhul jõudsime järeldusele, et kihvt asi, aga ei tea, kes selle ostma peaks, siis mul on selle kaamera kohta samasugune küsimus, et ta on tegelikult päris suur. Ta on nüüd ikka korralik kobakas, et... No ta on ikka väiksem kuidagi peegel, ütleme nii. Jah, aga küsimus on nagu selles, et kui sa tahad, kui see on sinu töö, eks ole, et sa oledki proff-fotograaf, siis sa ilmselt ikkagi 99% kasutad ju peeglit või kui sa oled... Aga ma ei ütleks niimoodi, tegelikult üha enam läheb see sinnapoole, et kui sa oled fotograaf, kellel on ka peegel ja piisavalt raha, sa ostad ikkagi kas sellise võib-olla, sest temaga on palju mugavam käia igal pool. Enamus olukord asendab peeglit ilusti ja tõesti mahub nagu palju paremini kotti või suuremast taskusse kas või ära. Ja ikkagi vaadates seda tema omadusi ja hinda, siis ei ole tegelikult kallis, et kas või see video omadused, 4K ja see kiirus ja kõik kokku tegelikult on ta väga suutlik selle raha eest. Ma päevast päeva nagu ringi käia ja teha pilte või videot mingitest erinevatest asjadest, see on ta palju mugavam kaasa võtta kui suur peegel, et kui tõesti lähed nagu korra nädalas välja, siis võib-olla on peegel mõistlik. Ja videot teeb ta ka, mida tasub sellise kaamera puhul nagu vaadata, et 6000 kuumenes ruttu üle. Kiiremini tunduvad, et siin on parandatud siis jahutust, et ta on ikkagi võimeline 4K videot tegema selle maksimaalse faili pikkuse 29 minutit ühe raksuga, et ei ole seda kirja, et sensor overheating ja... Tema konkurent võiks siis olla siis Panasonicu näiteks GH4 või mis G4 on, jah, Olympusel on ka midagi, ma isegi praegu ei ütle mudelit peast, aga tegelikult konkurent on, jah, aga Sony on endast kindlasti kõige kiirem, et see on selge. Ja sensor on ka väga hea, et tegin sellega siin Hiinas, just käisin igasuguseid maalilisi ja mitte nii maalilisi pilte. Ja sa käisid Hiinas, ütle üks huvitav digiasi, mida sa seal nägid? Digiasi, see ongi tore, et Hiinas, suht vähe digiasju, Hiinas on metsik bürokraatia, et kui sa tuled Hiinast tagasi, siis sa saad aru, kui hea on elada Eestis, sa võid minna Tartu bussi peale ja sõita lihtsalt Tartusse, et keegi ei küsi sut midagi, sa ei seisa 5 järjekorras. Sa nägid sellist Hiinat? Kui sa tahad Hiinast kusagile minna, siis põhimõtteliselt võrdub see paberite täitmise lõputute järjekordade ja ametnikega. Et Hiinas on 2 Hiinat, on kurjad ametnikud ja väga sõbralikud inimesed. Väga tere. Meie saade on muide sellega läbi, aitäh kõigile, kes kuulasid. Tuletame meelde, et meie videolõik läheb jälle YouTube'iga üles, nii et paari tunni pärast täna siis esmaspäeva pärastlõunast alates võib minna YouTube'i ja otsida sealt digitundi ja vaadata ja kuulata meid. Paljudele inimestele muide meeldib lihtsalt kuulata YouTube'ist. Nad ei taha mingit MP3-dega jahmeda. Ka vaadata, ei pea kuulama, kui see jutt ei paku pinget. Jah, aga ühesõnaga, digitund on YouTube'is saadaval ja saab subscribe'ida meie kanalile, siis saate kõik uuendused iga nädal kätte. Aitäh kuulajatele ja nädala aja pärast jälle! Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.